Emotsionaalne väljapressimine. See on nähtamatu, aga tugev energia. Anna mulle seda, mida ma tahan, või ma karistan sind. Karistused võivad olla peened ja jõhkrad. Eemaldumine ja külmus, rahulolematus ja mossitamine, vaikimine ja põlgus, viha ja sarkasm või lihtsalt pidev, nähtamatu süüdistus, mis ripub suhtes nagu vari. Inimene taandab partneri vaikimisi kaubaks. Kui sina täidad minu ootused, siis ma annan sulle vastu oma armastust ja hoolivust. Kui sa ei täida, siis ma võtan need ära. See pole armastus, see on kaubavahetus. Tingimuslik suhe, mis sööb suhte elujõu seestpoolt välja. Veelgi enam, selline väljapressimine ei kahjusta ainult suhet, see hävitab väljapressijat ennast. See on kiire isiksuse taandareng. Kui sa elad mustris, kus armastus sõltub teise inimese käitumisest, kaotad sa järk-järgult iseenda väärikuse ja jõu. Lõpp on peaaegu alati sama, kibestumine ja üksi jäämine. Aga tõde on, probleem ei ole teises inimeses. See, mida sa teiselt nõuad, on tegelikult midagi, mida sa iseendale anda ei oska. Armastus, aktsepteerimine, turvatunne, väärtustamine. Kõik see, mida sa ootad väljast, peaks algama seest. Kui inimene ei õppinud iseendaga sügavalt kontakti looma, hakkab ta teistelt lunima ja nõudma seda, mida tal endal pole. Me projitseerime oma sisemist puudust teistele, sest me ei tea, et me suudame ise täita selle, mida me kõige rohkem otsime. Ja alles siis, kui sa suudad endale anda selle, mida sa teiste käest välja pressida üritad, alles siis vabaned sa tõeliselt. Alles siis saad sa armastada ilma tingimusteta ja alles siis saab armastus jääda elavaks, vabaks ja tõeliseks.